Tere siis ka minu poolt, et minul on siis au olla viimane ettekandja sellel Teravilja foorumil. Et siis sojauba maailmas teatakse seda juba ju mitu tuhat aastat. Eeskätt on teda kasutatud siis inimtoiduks, kasutatakse ära siis see valk, mis on tema siis see põhiväärtus, õlid, aga tänapäeval läheb siis hästi suur osa sellest sojatoodangust jõusööda segudesse, mida siis kasutatakse kõikide koduloomade, lindude, kalade toitmisel. Ka tööstuses kasutatakse näiteks sojavaha, tehakse küünlaid ja sinna alla ma üritasin siis panna ka sellise mikroobi. Et siis mitte ära unustada, et soja on ikkagi liblikõieline kultuur, ta seob oma mügabakterit ja kõhulämmastikku ja see on väga hea mullale. Et kui on väga hea sümbioos ja kõik väetamise tingimused on tasakaalus, siis kirjeldusandmetel isegi võib olla kogutud 100 kilogrammi lämmastikku sojakasvatuse lõpuks siis sellele põllule. Maailmas sojatoodang läheb tänapäeval ülesmäge, et siin juba varasemalt öeldi, et statistikasse jooksevad andmed väga aeglaselt, seetõttu ei olnud ka Haastatist, mis on siis ülemaailmne andmebaas, võtta värskemad andmed, mis lõppevad aasta 2014. Aga siin on siis näha, et ikkagi juba üle 300 miljoni tonni on siis aastas sojauba maailmas toodetud. Suurimad tootjad jäävad siis teisele poole Atlandi ookeani meist, Brasiilia, USA, Argentiina. Ja samas on näha, et ka Euroopa riik Ukraina on importija ikkagi päris olulisel kohal, et ta on kantud siia sellesse tabelisse sisse. Et me ei ole geograafiliselt Ukrainast nii tohutult kaugel, et see annab lootuse, et äkki õnnestub meil ka kasvatada. Oleme tänapäeval üks suur Euroopa Liit. Ka Euroopa Liidus kasvatatakse sojauba, selle kohta oli õnneks hilisemaid andmeid ka võtta. Et aastal 2015 ja 2016 mõlemal aastal siis päris head pinnad on olnud, suurim on siis kasvatajaks on Itaalia 320 000 hektariga. Keskmine saagikus siis 2,5–2,9 tonni. Itaalia ületab tonniga seda keskmist saaki. Ja kogu toodang on siis 2,6 kuni siis 3000 tonni, mis ei kata ammugi Euroopa vajadusi. Eestisse imporditud sojauba, need andmed ma sain statistika kodulehelt, ja ma võtsin sealt nii siis need kilogrammid, mis Eestisse tuuakse, kui ka selle hinna, mille ees neid Eestisse tuuakse. Et siin on väga hästi nüüd paistab välja, et mõnel aastal on siis sojaoa hind praktiliselt siis 1 euro kilogramm ja samas võib olla ka aastaid, kus on siis ainult 150 senti kilogramm, et need vahed on suured. Tegelikult on ju ka need summad suured, et siin me võime küsida, et aga miks me siis see kodumaine loomakasvataja, kes ostab siis valdavalt selle sojaoa sisse, et oma loomadele teha jõusööda segu, et miks see raha peab siis minema Brasiilia talunikule, et ta võiks ju jääda siia kodumaale Eesti kasvatajatele. Et ongi, et sojauba Eestis, et kas see on siis tõeline utoopia või on see ikkagi võimalik, aga kui hakkame nüüd meenutama, et me eestlaste teine leib kartul, et kuna siis tema üldse Eestisse tuli või saalis on ikkagi valdavad need, kes mäletavad seda aega, kui tuli raps Eestisse. Et mina mäletan väga selgelt seda reklaami, mis telekas oli, et aga minu isa kasvatab rapsi, et see ei olnud nii väga ammu, võib-olla 30 aastat tagasi, kui vaadati ka neid mehi, kes rapsi kasvatavad, et nüüd te lendate küll omadega orki. Et maailm muutub, pole midagi parata, meie peame maailmaga kaasa minema, muidu me jääme omadega päris maha.
et Eesti sojauba peab olema esmalt kindlasti võimalik kompanid puristada. Et ei ole mõtet panna maha sorti, mis saab valmis alles seal jõuludeks. Me teame, et lumi tuleb maha, kus sa pääsed. Et väikses koduaias, et seal küll, et paned selle väikse peenrakese, tõmba käsits üles, ta küpseb ilusti järele, sa saad selle saagist, saad sealt omal kodus teha sojapiima ja tohvut, aga suurel põllul on ikkagi vaja, et saaks kompanniga kätte. Ja see just ongi, et sordi vaha valmivus. Siin on selline ilus pilt üks aasta, kus me võtsime siis kompanniga, läksime laulema, koristama ja võtsime üles ka kõrval sordi silees ja lihtsalt käsitsi tõmbasime üles, sest et tahtas juba talved külmad peale tulema, et on midagi teha. Hetkel on ka Euroopa Liidu sordilehel üpreski vähe sojasorte sees, aga kui nüüd keegi hakkab endale valima kasvatamiseks sorti, et kindlasti vaadata võimalikult Eestile lähedal asuvaid andmeid. Et tegelikult juba isegi Leedus tulevad andmed on meie jaoks sellised natukene liiga roosilised. Ja ma olen ka rääkinud paljudes ettekannetes, kuidas kui mina tegin endale arenduseks kollektsiooni ja siis lähed ikka, mille peale sa lähed vaatad, et äkki sordi nimi ütle midagi. Oli selline ilus nimi, Extra ööli, väga vahane. Meil oli niimoodi, et september käes tema alles õitses. Sellega võib ka väga vabalt ohki lennata. Aga Eestis on selline sort olemas nagu laulema. Koos Eesti Sojaliiduga tegime tööd, nägime vaeva. Aastal 2014 on ta siis nüüd sordilehel selline täielik unikum, ainulaadsult, millega me oleme maailmas juba suurt foori tekitanud, et Eestis ja soja ja mis te nalja teete poisid. Ja eelmisel aastal oli siis Eestis juba peaaegu 15 hektarit tunnustatud sojahoa laulema seemne põlde. Siin tänaste tuhandete hektarite juures on see muidugi olematu kogus, aga peab mõtlema ka seda, et see on alles täiesti algus, et see on kõik seemne paljundus alles. Et siin on ka üles loetud kõik need parimad kasvatajad, kes veel siiamaani olnud on. Seemne paljundus Soomes oli ka mahetalus ja riskide vältimiseks oli ka 2 Läti talus kasvatamine. Kõik said hea saagi. Sellel aastal pannakse maha üle 200 hektarit, põhimõtteliselt kõik, mis tuli, kõik läheb maha ja seemet enam kahjuks saada ei ole. Et nüüd hästi lühidalt siis üle käia, et mis on siis need agrotehnika pool, kus saab võimalus lähtme kokku hoida võib-olla võrreldes teiste kaunviljadega või siis üldse teraviljadega. Et esmalt peaks muidugi tähele panema, et põllumuld ei tohiks olla happeline, et happelises mullas ei saa midagi bakterid toimida, aga iga taoline teab oma põllumuldide hingeelu ja siis sellisele põllule, et ei maksa panna, et suurt saaki sealt ei tule. Mulla harimine, et ei ole siis vahet, kas läheb künnipõhiselt minimeeritud või otsekülviga, kõik on võimalik. Külvise normiks meie katsetes on siis nagu kõige optimaalsemaks osutunud 60 idanevat seemet ruutmeetrile, sordi laulma puhul teeb see siis kusagil 100 kilogrammi hektarile. Kuna soja tomadeseemne kaalud aga väga erinevad, siis alati tasub see üle arvutada. Taimede vahekaugus siis võiks olla 10 sentimeetrit, liiga tihedast taimikust kaunu ei moodustu. Ja seemnet inokuleerimine Rhizobium japonicumi tüvega, et kuna ajalooliselt pole minu soja kasvatatud ja see tüvi on just konkreetselt sojahoale, on ka maavähklile, et siis ta tuleb sisse tuua, et see annab tõsise boonuse. Põhiväärtisena siis anda nagu hernele ja hoalegi NPK-d lämmastikku mitte üle 25 kilo hektarile, et muidu läheb vegetatiivne massi kasv liiga suureks ja kasvajaid pikeneb. Lisada siis ka mikroelemente vastavalt siis oma põllu vajadustele. Umboru tõrje koha pealt kõige efektiivsemaks meil osutunud kohe pärast külvi mulla herbitsiididega töötlemine, et me oleme kasutanud preparaati liiko, aga kuidas kellelegi teise või muu asi paremini õnnestuda.
kuna ta on nii uus kultuur, siis ei ole talle veel haigused kohale jõudnud. Siiamaani ainukene probleem, mis meil on olnud, et on tulnud herneöölane peale. Seda peab siis jälgima, et hakkavad lehtedel augud suured sisse tekkima, et siis peaks siis töötlema süsteemse insektitsiidiga ja just nimelt süsteemsega, kuna see usikene on nii kohutavalt väle ja ta valdavalt sööb öösel, et kontaktsega ei saa talle pihta. Ja kes siis läheb põllule pritsiga tööle, et siis ta võiks panna lisaks veel bioaktiivse preparaat ja leherääktisena sisse, et see aitab siis tõsta hiljem saagi kvaliteeti. Koristada täisküpsuse faasis, kuna seened sisaldavad hästi palju valku ja valgud ja õlid on just need, mida siis kogutakse seenetesse just kasvu ja lõpufaasis, et siis hoida võimalikult, et see kaunad oleksid kõik valmis, taim nüüd kõriseb kiri pealt või haputada, et siis oleks kombainida. Ja kohe kuivatada, nagu ütlesin, sisaldab palju valku, valk läheb kiiresti riknema, et soja puhul nagu ka hernest jubatõukul, et ei ole eriti mõeldav, et ma praegu jätan selle masina, selle autokoorma tee siia seisma ja ma täna tegelen millegi muuga, et mis on juba põhimõtteliselt homme saatma hubas. Ja 14% niiskus siis sellega säilib seene päris hästi ja idanevus enne aastat. Ja vähemalt meie kasetes ta ei ole langenud. Selline kuna me oleme teadusasutus, me peame tegema kotikatseid, neid siis usutakse, et põllu peale öeldakse, mis te nalja jälle tegite, siis on selline ilus pilt. Kotis kasvas ainult soja, oli muld ja siia lisasime iga bakterid ja sina siis neid näha, kuidas siis on ilusti need bakterikolooniad kasvama hakanud, taimede kasvukõiguses on vahe sees ja siin on näha ka täitsa palju kaumaid. Et ikka väga hästi see asi on mõjunud. Aga põllul 2013 aastal, kuna meil on üks selline põld, kus on bakteriga mullas aastal 2007, et siis selline väga ilus pilt tuli välja, et kui oli töötlemata seeme, et ka selline seeme annab heal põllul päris hästi saaki, et Jõgeval te teate, meil on head mullad. Et sellel saagi sellisest 1,3 tonni on selline vilets Brasiilia talunik sai saagi. Samas, kui on värskelt inokuleeritud, et siis oli saagi tõus 27% ja kui me panime sinna mulda, kus see bakter oli juba aastaid elanud, kus ta sai nagu kohe selle sümbioosi kätte, kus ta oli endale juba selles Eesti mikroflooras koha leidnud, et siis oli saagi tõus lausa 69%, et see näitab, et see asi ikkagi tasub ennast ära. Et tänapäeval kõige lähem, kes sellist bakteripreparaati toodab, asub Tšehhis. Ja siia ma tõin siis, et kuna kasvatame soa ikkagi just nimelt kontiini ehk valgu pärast, et siis on näha, kuidas siis bakterimullas siis aitab tõsta kontiini sisaldust siis peaaegu 6%. Et anda kindlust, et ikkagi see soja saaks kätte, siis eelmisel aastal algas klasterprojekt, kus kasutasime siis biolagunevat kile soja kasvatamiseks. Et kui keegi teie hulgast käis eelmisel aastal meie põllupäevades, ta seda katset ka nägi, et siin on siis selle masinaga külvatud siis kontrollpeenar ja siis 2 kilealust, et siit hakkas pihta oli soja, siin oli põlduga ja siin oli siis mais. Kõik mäletavad, milline eelmine aasta maikuu, vihma ei tulnud, kõik põuakäs, kõik kässas ja siin on väga ilusti näha, kuidas siis see kile hoidis seda mullaniiskust. Kile on perforeeritud, et siit siis augukestes siis, siin ta veel otsib seda kohta, kust välja tulla siis see soja. Ja samuti oli siis ka maisil ja oal, et see kile on valdavalt tehtud maisitähklistest, on võimalik teha ka muudest taimsetest tähklistest ja siis on siis ka samuti taimsed liimained, et põhiliselt see kile
umbes kuu aega ja juba hakkas ta niimoodi lagunema. Esmalt, kui see klastriefekt tuli, siis ma olin ka väga skeptiline, et no kuulge, et meie katsepõld ja kile, juba oli vaim valmis, et lähme ostame need hargid ja hakkame sügisel põllult kilet korjama, et noh, me ei saa katsepõllule mingit reostust jätta. Ja kui oli koristus, polnud kilest enam jälgigi. Et selles suhtes ta ikkagi täiesti õigustas ennast, et ta andis selle algse, selle kasvu efekti kätte, et ta hoidis seda niiskust, hoidis seda sooja, mida just soja tahab ja see taim sai selle hoo kätte ja hakkas tulema. Kahjuks sai see masin pisut hilja meieni, et tegelikult peaks külvi aeg olema veel vaase, et ta annaks oma selle täisefekti kätte, aga see on katseaasta, et siis tuli nagu tuli ja siis me tegime prooviks veel ühe hilisema külvi ka. Taime pikkus kohe tõusis, et oluline on see sõrmevahend esimese kaunani, et on sorte, millel kaunad algavad täitsa esimesest sõrmest ja vastu maad, et kompain sõidab üle põllu ja praktiliselt pool saabki maha. Ja seetõttu on see väga oluline näitaja. Kaunu taimel kokku ja see arv tõusis, seemnetaga loomulikult ka. Ja hilisemal külvil, et nagu tõusis 1000 seemne kaal, et muud näitajad jäid pisut alla. Aga siis jah, et see masin siis ühe töökäiguga annab ta siis väetise, külvab seemne, töötleb herbitsiidiga nii peenrad kui peenra vahed, paneb siis selle kile ja kinnitab kile mullavallidega, et põhimõtteliselt siis nagu järgmine kord peaks minema põllule koristama, kui kõik ideaalselt läheb. Et sellel katsel oli siis reavahe 70 cm ja taimede vahekaugus 10, et ma siin toonitan veel, et see on ainult eelmise aasta andmed. Et järgmistel aastatel võivad need andmed olla hoopis teistsugused, aga kuna nad ikkagi mingit trendi nagu näitavad, et siis ma tõin nad siia sisse, et see saagi tõus, selle kilega külvil oli siis 68, aga samas oli hiline kilega külv, siis oli saagi langus praktiliselt pool, et ikkagi vahakult põllule minna, teha tööd õigeaegselt, siis tuleb see efekt kätte. Et kui biolagunevad kile hind orienteeruvad 260 € hektarile ja soja kokkuostuhind siis 420 €, et siis, et kes siis tunneb huvi, siis see võib natukene arvutada, et kirjanduse andmete siis tõstab see kilemults 30% saagikust, et võib olla, et meil on pisut parem. Et sojaoa hind siis on ka seotud maailma börsihindadega, et siin, et koha peal eriti nagu seda hinda muuta ei saa. Sellised reeglid on siis veel maailmas paigas, et GMO vaba soja eest makstakse siis 100 € tonni kohta rohkem. Laulemaa on raudselt GMO vaba, see on juba lastud ka kindlaks teha, et keegi ei saaks hakata vaidlema. Mahetoodangu puhul on siis hind 2 korda tavast kõrgem ja ohutaimeõlitehas hakkab siis rajama endale ka sojaoa pressimise vabrikut ja nende kokkuostud tingimused, just mitte hinnad, aga just tingimused on siis väljatöötamisel ja et on ka siis arvutusel selline võimalus, et valgusisalduse eest siis lisatasu maksta, nagu siis praegu on rapsile, et makstakse lisatasu õlisisalduse pealt. Et GMO vaba soja vastu on praegu väga suur huvi, et Saksamaa ostaks selle viimse terani käest ära, et sellist lähiajal sellist muret, et see saab kätte jääb, ei ole. Et niipea, kui see info hakkas liikuma, et meil siin sort on, siis kohe hakati helistama meile nii Austriast kui Saksamaalt, et me tahaksime osta teilt umbes laevatäitja kaupa soja, et tore on, mul on 100 kilo nurgas on algseemet, et helistage kusagil 20 aasta pärast. Aga et huvi on, et ja väga tõsine huvi. Ja kui siis kellelgi on mingi küsimus tekkinud või tahab siis tulla sojakasvatajate ridadesse, et siis alati võib siis mulle kirjutada ja siis üritame leida lahendust. Aga aitäh teile!
küsimus. Kas teil on infot Soome mahetootjad, palju tema keskmiselt? Tema sai 0,6, aga ta sai ka kompanija toistatud ja tal oli kõrval üks Tšehhi sort, mis andis küll 1,1 tonni hektari, aga selle kvaliteet ei vastanud millelegi muule kui ainult loomasöödale, et ta sai nii midagi kätte. Et isegi mahes on see võimalik, muidugi saagid tuleb kõrged, aga täitsa võimalik. Kas on veel või? Küsimus, millal see nimetatud koristusaeg võiks siis nagu jääda? See koristusaeg, ta valdavalt jääb meil septembrisse, aga kui oli see väga hea aasta 2012, me saime juba augusti lõpus kätte. Aga on ka olnud väga viletseid aastaid, kus ta jääb tõesti sinna oktoobri algusesse. Aga valdavalt kõik need nüüd siis juba 11 aastat, me oleme ikkagi saanud kompanija kätte septembri keskmiselt.